Otsustasin võtta vastu väljakutse olla 24 tundi täielikus vaikuses. Ja minu jaoks kõige suurem üllatus oli see, mitte see 24 tundi, mis ma vaikuses olin, vaid pigem see, kui enne seda just, et kui ma võtsin selle otsuse vastu, et nüüd ma olen 24 tundi vaikuses, siis tekkis selline tunne, nagu midagi võetakse ära või ma jään millestki ilma. Täpselt sarnane tunne, nagu lapsena öeldakse, et sa ei tohi nüüd televiisorit vaadata, võtame sult multikate vaatamise õigus ära. Siis on nagu väga hull tunne, mul oli alguses sama tunne, et nüüd mul nagu võetakse midagi ära või ise võtan endalt midagi ära. Aga tegelikkuses, kui see aeg kätte jõudis, oli päris hea olla. Jah, mul ei ole mitte midagi tuua esile, mis oli selle päeva juures negatiivset. Tihti öeldakse, et oi, vaatad neid YouTube videosid, et oi, alguses oli ikka ei suutnud oma mõtetega üldse üksi olla. Ma ei tea, minul ei olnud nii. Ülinormaalne oli olla. Tegin omale kohvi, kaminasse tule ja võtsin raamatu kätte. See raamat, kus juures oli mul riiulis olnud juba aasta aega, ma olin ta ära lugenud, ma sain ta kingituseks, siis ma lugesin selle raamatu läbi, aga ma ei võtnud nagu mitte midagi sealt käsile. Sest reiside ajal loed ja siis leiad 100 vabandust, miks mitte täita sealseid ülesandeid. Aga see oligi kusjuures üks hea asi selle raamat. See oligi hea asi selle vaikuse juures olemises, et ma sain tegeleda oma asjadega ja just nendele keskenduda. Ma võtsin kätte sellise raamatu nagu 12 asja, mida inimestele ei õpetata. 12 asja, mida koolis inimestele ei õpetata. Ja ma olen selle eelnevalt juba läbi lugenud, nagu ma ütlesin, aga ma ei teinud harjutusi. Aga siin on üks hästi hea harjutus. Et paned eraldi tulpadesse kirja tegevused, mida mulle meeldib teha, teine tulp on tegevused, milles ma olen hea ja kolmandas on tegevused, mida ma teeksin ka tasu saamata. Ja ma hakkasin täitma neid ülesandeid. Ja kuna ma olen just 43 aastane, kohe 44 saamas ja tegelikult natukene oma mõtetega sassis, see oli ka üks põhjus, miks see väljakutse sai vastu võetud. Siis sellest ülesandest oli mulle palju kasu. Pluss selle kõrvalt ma tegin ise endale veel ülesande. Kui ma hakkasin mõtlema sellele, et millal ma tegelikult tegin midagi täiesti uut. Ja see oligi, pea on ju päris tühi, polegi nagu mitte midagi uut teinud. Olengi seda rutiini elanud ja nüüd tahaks nagu kuskile edasi liikuda. Ja siis ma tegin sellise harjutuse, et kirjutasin üles 3 asja, mida ma teeksin, kui keegi ei hindaks. Ma leidsin nagu kinnitust, et see YouTube'i kanal on üks asi, mida ma tegelikult soovin teha. Ma proovisin ka eelmine aasta teha kanalit karnivori toitumise alal, sest ma olen iga aasta jaanuaris teinud karnivorlust ja kaasa arvatud see aasta. Ainus minu kõrvale langemine sellel aastal on kohvi ja olen vahepeal võtnud peode ja mustikat. Aga see on täiesti teine teema. Aga 24 tundi oli minu jaoks väga positiivne, nagu ma juba ütlesin, ma kipun kordama ennast juba. Aga ma soovitan sul ka teha seda, võtta endale kas või pool päeva, see on päris huvitav harjutus ja näed, kuidas tegelikult see igapäeva müra meid hoopis segab, mitte see, et see vaikus on küll hirmutav, aga tegelikult kui sa sinna lähed, siis minul on just tagasi liikumine hirmutav, kuidas see igapäeva müra haarab mind endasse ja siis ma ei suudagi enam mõelda ja elus tegelikult seisangi ainult kuva peal. Aeg-ajalt seda vaikuse harjutust on päris hea teha. Aga mina olen siis Heinrich ja teen siin kanalil erinevaid projekte ja erinevaid väljakutseid ja siis jagan enda kogemusi.
nii et näeme juba järgmises videos. Seniks kõike head.